no nii uskumatu, aga reaalselt on aeg teha 3. trimestri raseduskokkuvõte. Ma mäletan nii hästi, kuidas ma alles filmisin seda, kui me saime teada, et me saame beebi ja nüüd on nagu reaalselt see video käes, see on täiesti uskumatu. Ja ma ei tea, mis mingid rasedahormoonid mul möllavad, aga iga asi, millele ma mõtlen viimasel ajal, ma tunnen nii suurt tänulikkust, et lihtsalt nagu pisaratavad silma kogu aeg. Enne ka, kui ma panin selle kaamera filmima, siis ma lihtsalt mõtlesin sellele, et nagu reaalselt üks hetk ma unistasin sellest, et niimoodi sisu luua üldse, ei julgenud hakata videoid tegema, aga nii väga tahtsin ja nüüd ma istun siin. Mul on nagu nii ägedad jälgijad, mul on nii nagu kuidagi oma mingisugune suund tekkinud, nii hea tehnika kogunenud selle ajaga, et wow, ma ei tea, lihtsalt kuidagi mõtlesin, et ma korraks toon selle siin välja, et viimasel on lihtsalt nii palju tänulikkust, tänutunnet mu sees. Ja eile ka näiteks ma istusin lihtsalt diivani peal maha ja lihtsalt tunnetasin beebi liigutusi ja reaalselt nagu tundsin nii suurt tänutunnet. Kassid täiega mängivad, ühesõnaga rasedahormoonid 100% töös. Aga lähme siis selle video juurde. Ma tegelikult ükskord juba filmisin seda sama videot, aga ma täiesti haige, ma kustusin see video kogemata ära. Niimoodi, et seda ei saa mitte kuskilt enam kätte, aga nii, et teeme uuesti selle video siis ja update on siis selline, et tänasega on mul 38+2 rasedusnädalat, nii et beebi on põhimõtteliselt juba 1,5 nädalat olnud täiesti mitte enneaegne, kui ta sünniks, aga iga muidugi kõhus veedetud hetk ja päev on hea talle arengu mõttes, nii et ma üldse nagu selles suhtes ei kiirusta, et ma ei ole nagu kannatamatu tema tulekuga, aga ma lihtsalt tunnen, et mu kehas toimuvad nii haiged protsessid, et ma arvan, et see on nagu varsti käes, kus ta sünnib reaalselt. Nii et jah, on kiiremas korras vaja see video siin uuesti ära filmida. Aga ega siin videost ei otsest midagi vaadata ei ole, nii et te võite vabalt seda videot kuulata mingi koristamise kõrvale, autosõidu kõrvale, jalutamise kõrvale, põhimõtteliselt siuke podcasti stiilis umbes. Ja mina joon ka kohvi siin vahepeal oma maasika tassikesest. Nii et võtke ka endale mingi mõnus joogikene ja söögikene kõrvale. Nautige. Aga 3. trimestri kokkuvõtte siis alustame. Ma jaotasin selle video esiteks osadeks ära, et oleks natukene kergem teil ka jälgida siis, millest ma räägin ja mul enda oleks kergem jälgida, millest ma räägin. Ma lasin teil ka küsida Instagramis mingeid lisaküsimusi, mis ma arvan, et enamjaolt saavad kaetud minu jutuga, aga küsimused on eraldi ka tegelikult siin all, mis ei saa kaetud. Aga alustame. Esiteks siis 3. trimestril ma tundsin kõige rohkem kehalisi muutuseid, välimuse mõttes just. Enesetunde mõttes ma ei oskagi niimoodi liigitada, et milline trimester nagu kõige rohkem kuidagi mingid kehalise muutuse poolest kuidagi erines, kogu aeg midagi muutus, aga välimuse mõttes lihtsalt see, et nagu kõht teeb nii jõhkra nagu suuruse hüppe, reaalselt nagu, kas nimetataksegi vist 28 kuni 33 nädal on see, kus kõht teeb nagu huge hüppe, ühesõnaga. Nii, ma sättisin teid vahepeal siin natukene ümber. Aga jah, ühesõnaga kõht on lihtsalt meeletu kasvu läbi teinud selle ajaga. Ja ennast oli nii naljakas kuidagi vaadata kõrvalt mingi peeglist, üldsegi kuskilt akna peegeldusest mul nagu läheb kohe meelest ära, kui suur kõht on. Ja siis ma lihtsalt nagu reaalselt nii imelik ennast vaadata nii. Aga mis siis veel on toimunud? Rinnad on kindlasti läinud 3. trimestri oluliselt täidlasemaks ja palju tumedamaks. Siis 3. trimestril olen hakanud tundma liigutusi hoopis teistmoodi.
et need on olnud nagu siuksed põksed nagu põide on olnud hästi palju, siis mulle tundnud, mis tunne on see, kui ta lööb sulle ribidesse. See ei ole nii valus, kui see kõlab, nagu kõik kuidagi hirmutasid mind täiega ära, et oota vaid, kuni ta hakkab sulle ribidesse lööma või oota vaid, kuni ta hakkab sulle põide lööma. See ei ole ebameeldiv, see on lihtsalt, see on nunnu ja see on siuke teistmoodi tunne, et ta ei ole nagu mingi issand jumal küll, ma loodan, et ma enam kunagi ei saa seda lööki, et see on nii cute ausalt, iga liigutus on lihtsalt nii armas. Nii et jah, neid asju ma näiteks enne teisel trimestril ei tundnud, need liidas 3. ja mida nagu ma reaalselt ei teadnud enne, on see, et kui teisel trimestri see liigutusi tunned, siis need liigutused Priidi on siin taga vetsus muidu, kui te kuulete mingit hääli. Aga need liigutused teisel trimestril on siuksed, et keegi nagu lööb sind kogu aeg seestpidi sealt. Aga 3. on see rohkem nagu sirutused, painutused, sellised nagu täiesti teistmoodi liigutused. Et alguses ma tegehmusin ära, kui ma ei tundnud nagu siukseid lööke, või ma tundsingi nagu sirutusi ja siis ma mõtlesingi, et ise, kas kõik on ikka hästi. Et ma nägin mingi TikTok videod, kus keegi rääkis, et by the way, nii on. Nii et siis see, jah, ühesõnaga see on ka täitsa teistmoodi. Siis 3. trimester on toonud kaasa ekstreemse väsimuse. Ma magan ööpäevast umbes 12 tundi, ehk siis pool ööpäevast ma magan. Ma magan üleüldiselt ka muidu suhteliselt kaua, nagu 8-9 tundi, aga praegu ma teengi konkreetselt vahepeal isegi 2 lõunaund päevas ja 1-2 tundi korraga. Lihtsalt ma ise arvan, et esiteks keha teeb muidugi rämedaid protsesse läbi, on ju, aga ma arvan, et keha tahab veits ka ette valmistada, et nagu sünnituseks sul on täiega energiat vaja. Siis muidugi imikuga on su täiega energiat vaja kogu aeg üles ärgata. Nii et see on nagu täiesti loomulik osa, aga ühesõnaga, kui ma teise trimestri arvasin, et kus alles väsimus hakkab tulema, siis 3. trimester on sellest 10 korda hullem väsimuse mõttes. Aga tead, samas ma ei võta seda üldse nagu halvaga, et lihtsalt kohanen ja lihtsalt teengi oma päevaplaani ümber. Ja mul küsiti ka, et kuidas üldse tulla selle nagu 3. trimestri väsimusega toime ja ega mul muid nippe anda ei ole, kui lihtsalt see, et esiteks tasakaalukas toit on ju. See toetab meid ükskõik, kus eluetapis me ka ei oleks, teiseks liikumine, aga reaalselt 3. on see, et tee lihtsalt ilma süümepiinadeta neid lõunauinakuid, nagu lihtsalt maga. Sest ma tean, mul on ka raske, nagu ma tunnen ennast nii ebaproduktiivselt, kui ma teen neid lõunauinakuid. Või kui ma jään sinna lõunauinakusse, aga see annab mulle nii palju energiat alati, et tasub teha. Ja millal siis veel, kui mitte lõpurasedana reaalselt. Siis 3. trimestril kimbutas mind natuke aega siin ka sümfüüsi valu, mis ütleme nii, et ta ei ole mul täielikult siin üle läinud. Minu arust mul hakkas 32 nädal ja see kõige hullem valu oli mul siis selline 1,5 nädalat äkki. Aga ma hakkasin üsnagi kiiresti, ma ei olnud enne sellest mitte midagi kuulnud, ma hakkasin üsnagi kiiresti uurima selle kohta, et nagu mis seda trigerdab, mida ma saaksin teha, et sellest lahti saada. Ja no põhiliselt see ongi see, et kes ei tea, mis see sümfüüsivalu on, siis põhimõtteliselt see on nagu siuke tunne, nagu keegi torgiks sind nugadega altpoolt rämedalt. Ja see valu kiirgub sulle nagu justkui närvivaluna alakõhtu ja võib ka alaselga kiirata ja siuke, et sa ei saa nagu, sul on iga püsti tõusmine, iga samm, sul on lihtsalt nii valus ja vaevalik. Et jah, ühesõnaga siuke see kõige rõvedam aeg õnneks oli ainult 1,5 nädalat ja ma õppisingi, et kõige rohkem, mis trigerdab, on see, kui sa teed asju mingi ühel jalal, näiteks sa teed süüa, sa toetad ühele jalale, sa tuled autost välja, sa paned ühe jala ees, teise järgi, tegelikult peaks nagu kõike koos jalgadega tegema. Samamoodi kõik juuksiharjutused, mis nõuavad mult ühe jalaga liikumist, ma olen ära jätnud.
Isegi praegu ma olen vahepeal ma tundsin, et issand, mul läheb nii heaks juba see sümfüüsivalus, mul nagu tõenäoliselt nii hästi, ma saan jälle kõike teha. Ja nii kui ma proovisin ühe jala peal harjutusi teha, siis nagu koheselt torgatab tagasi see valu. Nii et jah, ühe jalaga asju peab kindlasti vältima sellega tegemist. Ja ma tegin endalegi igasuguseid harjutusi. Iga päev tegin pilatese palliga, tegin võimlemispalliga harjutusi, mis väga aitasid mind selle sümfüüsivaluga, et lihtsalt tegelesin ja valuvaigisteid pole kordagi võtnud raseduse ajal ja ma ei judge'i need, kes võtavad selles suhtes, kui sul hull valu, siis tulebki võtta, aga ma ise olen nagu hullult vältinud seda, et kui on vähegi võimalik, siis ma tahaksin mitte seda valu peita, vaid nagu tegeleda selle juurpõhjusega ja sümfüüsivalu oli täpselt siuke asi, et okei, ma tahan selles nagu sügavuti sisse minna ja sellega lihtsalt tegeleda, et ma ei taha seda lihtsalt kuskile valuvaigisti taha ära peita nagu. 3. trimestril on mul natukene olnud selline tunne, nagu ma oleksin esimest trimestrit tagasi teatud asjadega. Näiteks mingid isud on nagu esimesel trimestrilgi, ma olen nüüd nii palju söönud hommikuti putru jälle, mis mul esimene trimester oli hullult teemas, et see põhimõtteliselt üks asi 2, mida ma sain süüa, oligi kaerahelbepuder, kreeko jogurt ja marjad. Nagu need kõik kokku segatult, et oleks nagu valgurikas puder. Ja siis täpselt sama asja, nüüd ma olen juba nädalaid jälle uuesti söönud ja ma lihtsalt ootan hommikut, et süüa seda putru, see on lihtsalt nii maitsev minu arust. Nii et jah, see on mul tagasi, pluss see, et mind räigalt isutab ka tomatileib jälle, nagu ka esimesel trimestril. Siis teatud lõhnade osas on jälle uuesti tundlikuks muutunud, mitte nii tundlikuks kui esimesel. Ja teise trimestri alguses see oli nii jube, oh my god, see oli nii jube. Ma ei taha isegi mõelda sellele. Siis mingi aeg 3. trimestril mul käis ka kohvi vastu, nüüd see mul juba tuleb tagasi vaikselt, aga esimene trimestri ma põhimõtteliselt ei olnud üldse kohvi. Et jah, see on nagu huvitav, kuidas see nagu tuleb nagu mingid esimest trimestri asjad on tagasi tulnud, ma ei tea, ühesõnaga siuke asi ka. Siis ma olen tundnud päris tugevad need Braxton Hicks on need vist või? Et need on nagu need nii-öelda võltstuhud. Ja mis ma veel 3. trimestril nüüd siin lõpupoole eriti, ma tunnen alakõhus hästi palju sükest venimist. Hästi sarnane venimist tunnen nagu esimesel trimestril, kui nagu emakas suureneb ja kõik suureneb, aga nüüd mul on ka nagu siuke sarnane tunne. Venimistunne, kui ta on nagu mingi kumm siin alakõhus ja siis keegi on nagu täpselt siuke tunne. Siis muidugi kõnn hakkab muutunud palju aeglasemaks ja ei saa nii kiiresti kõndida ja enam ma ei lähe ka jalutuskäikudel ilma oma bandaažita. Ja see bandaaž tuligi mul teemasse siis selle sümfüüsivaluga seoses, et see aitas mind nii väga reaalselt. Ma käin ju iga päev jalutan, teen samme, et siis jah, ilma ma ei kujutaks ettegi ausalt öeldes, et mina selle oma bandaaži sain sõbrannalt. See on tõsiselt, oh my god, see on lihtsalt nii hea. Siis ma väga ootan, et saaks juba kiiremini kõndida, sest ma olen väga kiire kõnnakuga ja mind väga häirib see, et ma pean aeglaselt kõndima. Tõsiselt mind väga häirib see. Siis beebi pea avaldab nüüd juba ülitugevat survet. Ta on juba nädalaid tugevat survet avaldanud. Aga alates eilsest ma tunnen nagu eriti tugevat survet. Täiesti nagu konkreetselt selline tunne, et tüüp paneb pea välja varsti. Et no jah, ühesõnaga huvitav. Siis kõht vajus mul alla juba umbes 34 nädalat või ei olnud nii vara. Selline ikkagist, 36 pluss midagi seal nädalal vajus kõht alla ja praegult on nagu normilt all ikkagi. Ja sellega tekkis mul ka siis nii Britni tuli muga mängima siia. Nii et kui ma siin kätega midagi teen, siis see on Britniga. Ühesõnaga sellega, kui mul kõht alla vajus, siis mul tuli õhk tuli tagasi ja ma tunnen jälle õhku. Ma tunnen, et ma saan jälle hingata. Muidugi mitte nii nagu endiselt, nii nagu enne rasedust, et mind ikkagi veits saab hingeldama. Kups on ikkagi koos, aga oh my god, reaalselt mingi 80% õhust tuli tagasi nagu. See on nii hea tunne. Ja noh, muidugi raseduse lõpuks on juba kõik organid on nagu nii kokku surutud, et
esiteks toitu mahub palju vähem sisse, teiseks on see, et sul nagu justkui oleks õhupuudus, tegelikult nagu õhkus saad normaalselt, aga sa tunned nagu sul oleks õhupuudus. Ja ma ei tea, mingi selli magamine lõpuks juba siuke ebamugav ja nagu ei soovitata ka väga tegelikult, aga muutubki ebamugavaks ka, et selline nagu veits tõmbab nagu hinge kokku. On tekkinud selline tunne juba, ma arvan, 33. rasedusnädalast, et kiire on ja see nagu muutub järjest, mida nädal edasi, seda rohkem tunne on, et kiire on. Laps kohe tulebki, nagu ta võib nüüd tulla, vaata. Et selline tahaks jõuda kõik ära enne teha, kui ta tuleb. Ja see kõik on nagu väga palju, nii et see on ebarealistlik ootus ilmselgelt, aga lihtsalt selline kiire tunne. Peab tegema kodukorda, peab tegema lapse asjad valmis, peab pakkima haiglakoti ära, peab tegema mingisugused arvutis mingid asjad ära. Et nagu jõhker, mis nagu tunne, aga õnneks nüüd on juba see, et ma saan nagu tõesti öelda, et meil on tegelikult kõik valmis ta tulekuks. Et isegi voodi on valmis, mis ma teile eelmises vlogis näitasin ka. Kõik nagu reaalselt, kõik on valmis. Isegi kapid on ära sorteeritud. Et tulgu, nimi on ka olemas nüüd. Meil oli hästi pikalt see teema, et me ei teadnud, mis me teiseks nimeks paneme. Meil oli üks nimi kogu aeg olemas, aga me tundsime alati, et see vajab nagu teist nime kõrvale. Üldse ei mõelnud selle pärast 2 nime, et minul on 2 nime, vaid lihtsalt kuna me tundsime, et see teine nimi oleks seal vajalik. Et jah. Ühesõnaga, nüüd on nimi on ka olemas, nii et nüüd on nagu tõesti kõik on valmis selleks. Muidugi on see, et jõuan päeva jooksul palju vähem igasuguseid asju teha. Et või siis mingid asjad, mis tundusid, et need nii lihtsad, võtsid nii vähe aega, võtavad nüüd palju kauem aega. Nagu näiteks mingi koristamine. Ja on ka see, et muidugi, et kõht jääb ka ikka korralikult ette, et köögitada lihtsalt see on see, et sul nagu organid on nagu lihtsalt mingi rinna alla reaalselt nagu kogunenud, võtab siuke tunne ja siis sa oledki nagu sa ei saagi nagu kummardada, nagu sa saad kummardada, aga see nagu kujutab nagu mingi kivi tuleks ette, võt, täpselt siuke tunne on, et ei olegi, mina ise arvasin alati, et rasedat on raske kummardada, sest neil on nagu kõht on raske, aga tegelikult, mis ma nüüd aru saan, on lihtsalt see, et sul ongi nagu reaalselt organid ja asjad tulevad sul lihtsalt ette. Ja need on nagu ebamugav hakkab lihtsalt. Et jah, see on. Siis palavust muidugi ei kannata absoluutselt. See on mul üldse nagu, ma ei tea, see on üldse rasedatel, kuna meil veremaht ju täiega suureneb, siis see on nagu täiesti käibki sellega kaasas, et päikeste palavust nagu üldse ei salli. Et vahepeal ongi juhtunud nii, et nagu kuidagi olen olnud, ma ei tea, kas 20 minutit päeval õues ja ma lihtsalt mitu tundi kodus taastun sellest kuumast, et tõesti nagu füüsiliselt hakkab halb olla lihtsalt. Ja mul on ju võrdlus olemas eelmise aasta suvega, kui me olime siin Hispaanias ja siis ma nagu talusin väga hästi kõik, aga praegult on nagu see on hoopis teine. Jah, hea uudis on see, et pea on ilusti lapsel alla liikunud. Kui me käisime 34. nädalal ultrellis, siis vaadati ilusti, et pea on all, mis on hästi. Ja nüüd suure tõenäosusega ta ei keera ümber ka. Ma tunnen juba nädalaid, kuidas keha hoiab rämedalt vett kinni. Et see on tekkinud, aga mul muidugi aitab täiega kuiv harjamine ja guasha ja kõik need liikumised ja asjad. Siis ja vee joomine ka muidugi, aga ikkagi ma tunnen seda nagu vesi lihtsalt on mingi jalgades ja kätes ja see on ikka hoopis teine teema. Räägin meil üldiselt kehaliste muutustega toimetulekust pluss kaalu tõusust, et praeguseks oleme siis juurde võtnud 14 kilo ja 39 rasedusnädal käib, on ju. Ja ega selles suhtes mul nagu kerge selle nagu kehapildiga leppida ei ole. Just minu jaoks kõige raskem ongi jalgade mõttes, et jalad on alati minu jaoks olnud selline ebakindluseks, et alati mul kogunebki jalgadesse rasva ja nagu raseduse ajal eriti koguneb naistel jalgadesse rasva. See on täiesti loomulik osa ja kui ma vaatangi ennast nagu kõrvalt videotest eriti, siis ma tunnen nagu päris suurt ebakindlust tegelikult austades sellega.
Aga ma peangi võtma seda, et see on loomulik ja ma tean, et see läheb mööda. Nagu see läheb mööda, ma lihtsalt korrutan seda endale. Aga jah, lihtsalt mõtlesin korraks selle siin välja tuua, et ega mul ka sellega lihtne leppida ei ole. Siis mul oli küsimusi, tuli paarisuhte kohta, kas suhe on muutunud rasedusega, kas on rohkem tülisid olnud, kuidas paarisuhe muutunud on. Paarisuhe on muutunud ainult paremuse poole, tülisi mingi rasedusega seoses ei ole või raseduse pärast ei ole üldse olnud. Ma ei tunne üldse, et mul oleksid kuidagi, ma ei tea, hormoonid mingi hullult kõiguksid. Pigem ma tunnen just, et ma olen nagu hästi stabiilne selle rasedusega, et ma olen nagu palju rahulikumaks ise muutunud ja see kindlasti mõjutab, pluss et me oleme Kaspariga pärast 7 aastat koos olnud, me nagu teame ja tunneme üksteist läbi ja lõhki. Me oleme nii palju asju koos läbi teinud, me veedame väga-väga palju aega koos. Et me alati lahendame kuidagi oma asjad hästi kiiresti ära, eks see ongi pidev töö ja nii lihtsalt ongi paari suhtega, iga suhtega sa pead nagu reaalselt panustama sinna, et miski ei juhtu iseenesest, vaid vajabki panustamist. Siis naha kohta küsiti ka, et kuidas on venitusarmidega, kuidas seda ennetada, kuidas aknaga lood on. Mul on hetkel 0 venitusarmi, mis on nagu, ma ei tea, ma ei suuda isegi uskuda seda. Ma arvan, et seda saab veits ennetada sellega, et sa ei võta liiga palju kaalust juurde rasedusega, et see kõikumine liiga suur ei oleks. Ma olen muidugi alates 2. trimestrist ennast iga õhtuga kreemitanud või õlitanud. Enamasti siis mandliõliga, mis mul siis kodus olemas oli. Ja, aga noh, ma tean, et see on enamasti kõik geneetiline ja seotud ka sellega, kui suur su kaalutõus on. Vot. Siis aknega on lood nii, et vahepeal on halvem, vahepeal on parem. Mul vahepeal see aknekreem otsa ja siis mul läks nüüd halvemaks, aga ma eilsest sain selle tagasi ja nüüd mul on nagu üleöö jälle veits parem. Nii et ma ei tea, see käib kuidagi kogu aeg siuke üles ja alla. Tule tagasi, Brittany. Tule tagasi. Tule. Mul vahepeal kaamera kuumenes üle, nii et jätkame sealt, kus me pooleli jäime eelmise videoga. Ühesõnaga sünnitus siis. Kas ma kardan sünnitust, millal ma sünnitan, kus ma sünnitan, sünnitusplaan, kas teen video peale siis rasedust, sünnitust, sünnitusnippidest, mis aitasid ja mida ma teeks teisiti. Esiteks tähtaeg on meil nüüd vähem kui 2 nädala pärast, aga me ei tea mitte keegi, millal sünnitus pihta hakkab. Üks asi on tähtaeg, teine asi on see, mis reaalsus on. See võib tähtajast minna üle 2 nädalat, aga ta võib tulla ka 2 nädalat enne tähtaega. Nii et see tähtaeg, ma ei tea, 5% vist on ainult lastest, kes sünnivad reaalselt tähtajal. Nii et see on imeväike aeg. Tähtaeg tegelikult on 18. august, nii et kohe-kohe. Kas ma kardan sünnitust? Räigelt küsitakse seda küsimust iga Q&A ja ma saan aru, kust see küsimus tuleb, sest et paljud nagu reaalselt kardavad juba enne seda sünnitust, kui nad üldse rasedaks jäävad ja võib-olla sellepärast ei jäägi rasedaks, sest nad nii kardavad lihtsalt sünnitamist. Aga ma ei tunne, et see on asi, nagu, millega peaks ennast kuidagi üles ketrama, sest et nagu, mida rohkem sa hirmu tunned millegi ees, seda rohkem su keha stressis on ja ilmselt seda rohkem sa ka valu tunned ja sa tõmbad endale lihtsalt ligi seda nagu nii-öelda halba energiat siis, et ma olen ausalt väga vanarahu ise selle teemaga ja ma leian, et mul ei maksa mitte midagi karta, mida esiteks ma ei näe ette, kuidas see hakkab olema, ma ei näe ette, mis seal saama hakkab, kuidas ma seda mõjutada saan. Nagu ainuke asi, mida ma saan teha, on see, et ma absoluutselt iga päev teengi oma harjutusi, joon oma vaarikaleheteed, söön oma tatleid, jalutan, proovin rahu säilitada, magan, söön tervislikult ja nii lihtsalt ongi. Et ega ma midagi muud aga teha ei saagi selle jaoks ja lihtsalt lootab parimat. Nii et ausalt öeldes ei, ma ei karda, sest et mida ma ikka kardan. Ma ei saa selle kartmisega mitte midagi paremaks teha, reaalselt mitte midagi. Siis kus ma sünnitan? Siin Hispaania kohalikus haiglas sünnitan. Siis sünniplaan. Ma kõigest kindlasti ei taha avalikult rääkida, mis meil sünniplaanis on.
aga nagu reaalselt põhimõtteliselt kõik basic'ud asjad, et esiteks see, et ma tahaksin väga vannis sünnitada, seda ma olen reaalselt, see on nii naljakalt, kui isegi kõlaks, aga ma olen mõelnud sellele alates sellest, kui ma olin väga väike tüdruk, et ma tahan vannis sünnitada. Suure tõenäosusega ma nägin kuskil filmist vannis sünnitamist ja see tundus mulle nagu õige asi. Aga mida rohkem ma selle kohta uurinud, seda rohkem ma saan aru, et see tundub kõige loomulikum viis, aga jällegi ma ei tea, kui ma lõpuks olen seal sünnitamast, ma ei tea, kuidas läheb. Nagu, kas ma üldse suudan seal vannis olla? Võib-olla ma ei suudagi, aga see on nagu minu see nii-öelda plaan siin peas. Siis ma tahaks võimalikult kaua vältida valuvaigisteid, kui võimalik, siis 0 valuvaigistiga seda teha. Aga jällegi me ei tea, kuidas see päris olukord on. Mida ma tahaksin lihtsalt pulli pärast proovida on naerugaas. Siis ma tahaksin kindlasti seda 2 tundi nahk-naha kontakti, keegi seda ei lõhuks. Siis seda, et oodatakse enne, kui nabanöör lõpetab pulseerimise, enne kui see lahti lõigatakse. Te võite selle kohta uurida ise, kui te ei ole kuulnud enne selle kohta, ma ka enne ei teadnud, aga miks see oluline on. Siis ma tahaksin võimalikult viimase variandina keisrilõiget, aga jällegi selles suhtes kõik need asjad on nii, et kui on vaja vastupidi midagi teha, siis on vaja, vahet ei ole. Et läheb nii, nagu läheb, lihtsalt see minu ideaal, mis ma olen nagu oma peas loonud. Ja ega seal muud ei olegi tegelikult, et paar üksikut asja veel, mis ma nagu avalikult kindlasti jagada ei taha, aga need on nagu basic'ud asjad ja ma tean, et näiteks neid asju tegelikult Eesti haiglates väga jälgitakse. ITK-s vähemalt ma tean, et jälgitakse nagu seda 2 tundi nahk-naha kontakt ja nabanöör ja kõik need asjad. Ja ma ei taha ka seda, et last pestakse. Seda ma ka ei taha, sest et see kiht, mis neil peal on tegelikult kaitsev kiht. Nii et see on ka üks asi. Et jah, ühesõnaga, ma tean, et seda jälgitakse ja tegelikult minu Hispaania amaka sõnul ka siin jälgitakse seda, aga we'll see, kuidas see reaalsus on. Et me peame ikkagi ise ka jälgima kõrvalt, et tehakse täpselt nii, nagu me tahame. Ja ma ei taha ka, et beebi viiakse kuskile ära meie silmelt, et kogu aeg nagu kas Kaspar on tema juures või mina olen tema juures, et ma ei taha seda, et ära viiakse, kui jällegi ei ole mingi SOS olukord, on ju. Vot, ja see on hea mõte teha peale siis sünnitust, rasedusnippidest, sünnitusnippidest eraldi video. Muidugi lõpuni välja me ju ei tea, mis täpselt aitas, ma lihtsalt teen kõike ja loodan parimat. Siis igasugused muud küsimused, mis veel tulid, et kuidas puusavaludega toime tulla, et puusavaludega, ma ütlen ausalt, mul ei ole mingeid hulle puusavalusid olnud, aga ma tean, et me naistena kogume täiega energiat puusadesse. Nii et ma hullult soovitan lihtsalt tee igasuguseid harjutusi, mis aitavad sul nagu lahti nii-öelda tuua neid puusasid. Ma tahaks kogu ingliskeelseid väljendid kasutada, aga ma proovin seda mitte teha. Ühesõnaga, et avada neid siis. Igasugused palli peal harjutused, võimlemispalli peal ringid igatepidi, võimlemised maas matil, reaalselt lihtsalt võtta see endale prioriteediks ja see kindlasti leevendab ja aitab sind. Nii et jah, ma väga soovitan seda. Ja siis oli küsimus, et kas kõht on raske. Kõht nagu otseselt raske ei ole. Pigem on lihtsalt raske see 14 lisakilo, mille ma kogu aeg ringi käin. Et nagu see on lihtsalt juba siuke nagu tüütu. Ja siis on küsimus ka, et kas mul on kõrvetisi olnud ja kuidas leevendan. Mul paaril korral on olnud, kui ma mullivetti on tühja kõhuga, aga muidu mul ei ole olnud. Et ma olen kuulnud, et aitab piima joomine, aga ma ei tea jällegi, ma ei ole ise proovinud. Nii et jah, õnneks ei ole mul väga kõrvetisi ka olnud, aga see oli megaroe, kui need paar korda olid. Ja ma tean, et mõnel on terve raseduse ajal, nii et kohutav. Vot, aga me olemegi jõudnud selle videoga siin otsakorrale. Jõhkralt palju jutustamist, mul suu lihtsalt vahutab peas. Ma loodan, et sulle see video meeldis. Täiesti võimalik, kui sa seda videot näed, siis oleme juba sünnitamas. Täiesti võimalik, et tuleb veel üks rasedusvideo. Ma ei tea seda. Sa võid mulle anda märku siin all kommentaarides, kui sul tekkis mingeid küsimusi veel või mingisuguseid mõtteid.
Ma olen suhteliselt aeglane vastaja, aga ma alati vastan. Nii et jätke ka alla kommentaare. Ja kui sind huvitab rohkem raseduskontent, siis võid mind jälgida Instas ja TikTokis. Ja kui see video meeldis, siis like'ist videod ja näeme järgmises videos. Tšauki!